ääre peal läbi, Kams liitub ka rünnakule, teeb ääre pealt üle jooksu, sinna tuleb ka sööt. Ja kus see pall on ja pall on võrgus ja kust kaudu see nüüd läks sinna? Kust kaudu see läks, tundub, et kas Liivak saab igal juhul värava enda nime. Nüüd saab ääre pealt Sinjavski läbi ja läheb ise karistusalasse. Otsustavad sinna värava ette, ka sööt läheb Eroli võimalus ja Lanti kaudu 2-0. Ja on löök ja on olemas Martin Miller 53. minutil. Jookseb üle, Vassiljev lööb ja lööb hästi ja lööb nii hästi, et Konstantin Vassiljev virrutab oma esimese värava Premium-liigas. 25. minut, Flora 1, Tammeka 0. Tabi ka talle tuleb löök ja posti. Lööb posti nüüd Miller veel ja seal on veel rikošett ja pall on väravas. Ja kas see loeb? Ja värav loeb. Sinjavski tõusmas, on tal seal ruumi, võtab veel ja lööb ja on olemas! Vlasi Sinjavski lööb 3-1 ja kas nüüd on asi otsustatud? Vaatame rahulikult, hoitakse. Nüüd Järvelaiult sööt värava ette ja 4-1! Erik Sorga lööb siit 4-1. Ja Kreida ka ikkagi kaasa. Nüüd ja jällegi Liivaku peale Teeleks tuleb välja, oi 2 tükki koos! Liivak üksinda ja lööb ära! Frank Liivak lööb ära! Ja samal ajal saab veel ja teine ja saab vabas vees minna kasti poole. Nüüd küsib Sinjavski ette posti ja nüüd on kõik Kalju jaoks ja Flora võtab 3 punkti. Aksjonov ennast esiliigas väga hästi küljest näidanud, kui siin on nüüd Herol pääsenud liini taha, on löögilood ka ja on esimene olemas. FC Flora läheb 7. minutil seda mängu juhtima. Mäng Transiga, kui siin nüüd väga kavalalt Vassiljev teeb ja on see pall lõpuks ka väravas, siin suluseisu ei ole. Erik Sorga lööb 2-0. Uuesti Heroliga kokku mängimas. Ja tuleb siit Erolilt lööka ja on olemas 3-0. Konstantin Vassiljev värava sööt, Herol Riiber 6 minutit, nii et värav tihedamini kui 90 minuti kohta, kui siin on olemas 4. On olemas 4 ja Sorga, kellest just rääkisin. Uus teenerduskasti sinna Sorga suunas ja on olemas. Erik Sorgal kübarrik käes. Nüüd siis Flora poolt vähe aktiivsemad liigutused ka, Sorga lööb ja lööb hästi, Sorga lööb oma tänase 4. ja näitab ka, et ei ole probleem. 4. minuti Erik Sorga penaltist ja saadab kindlalt vasakusse nurka ja Meerits läheb sinna paremale. Klaariuga pall jääb kastis lahti ja veel see ping-pong seal käib ühel poole, teisel poole Vassiljev nüüd lööb ja lööb hästi. Konstantin Vassiljev viib FC Flora 23. minutil juhtima. Tuli see nagu täitsa imelikult, keeras sinna otse vastu Flora varumeeste vinki, aga siin on Erik Sorgal värav löödud. 37. minutil tuleb temalt taas värav. Kindlasti siia tippu. Kohe-kohe. Ja ongi Sander. Ja on värav hoopis. Samal ajal, kui siin valmistatakse vahetust ette, siis Paavo Tõõmo, kas esimese puutega või? Asi hästi. Erol ja lööb ära. Erolilt 77. minutil suurepärane värav 4-0. Aga vaatame. Erol siit taas löögi kohta omal otsimas lööb ka ja lööb hästi. Erol Riiber 89. minutil lööb tabloole 5-0. Läks hoopis mujale ja kohe Vassiljev alustab Sinjavski peale. Sinjavski ja läheb kasti. Ikka Sinjavski! Kiidame Sinjavskit, väravalööjad, aga kiidame ka Vassiljevi. Konstantin Vassiljev. Pall läheb tere õhku läheb! Vassiljevi kornerist, siis tuli jätk Märten Kuuselt. See on täitsa selline teadlik plaan, kui nüüd on väraval pall lahti ja esimest korda võrgus ka ning Flora asub 1-0 seda kohtumist juhtima. See oli tulemas ja see tuleb ära 16. minutil. Herol hakkab sealt ette võtma ja astub mööda. Ja lööb sealt ja lööb 2-0. Herolilt 2-0 ja see läheb jälle maikuu väravate toppi kindlasti siis järele andnud, aga seega loogiline ja pall värava ette ja sealt on 3-0. Sealt on 3-0 ja kas on see Järvelait, kes paneb? Ei. Jah, Sorga on see, kes muu.
väga kõrge kasutegur ja teeb mängudes väga palju. Nüüd Vassiljevile karistusalasse, sealt tagasi veel ja sealt tuleb 4-0. Ja kas on see jälle Herol? Või on see Kams? See on Kams, tundub. Siis vaieldavas olukorras, kui kaugelt proovitakse, aga Herol sätib ennast löögile ja lööb ära sealt. Oma teise Herol ning Flora 5. Seal oli soojategijaid veel, kui nüüd jälle pall karistusalas. Kams värava ette ja sealt tuleb 6. Sealt tuleb 6-0 ja Frank Liivak saab ka oma värava kirja. Greida alustas kohe Sinjavski peale, Sinjavski jätab Vassiljevile ja Seeler liigub kaasa, nüüd saab päris korraliku kontra! Ja see on ilus, mida teeb Flora selles vasturünnakus. Esialgu mitteametlikud andmed Herral. Terava ette ja tuleb teine Florale, see kõik algas Herrali nurgalöögist ja ega see nüüd otse ei läinud sisse ometigi. Täpselt ei näinud, aga ta sealt mööda piiri läks, kas keegi sai jala vahele või saanud, aga Herol tundis, et Frank Liivak hakkab tema asemele sisse tulema. Ja... Ainsalu läheb kasti poole, Ainsalu kastis, ikka Ainsalu, Miller saab sättida, Miller sättis ära, pani Kallaste pikali ja rahulikult lõi selle palli Kallastest üle. 3 väravat ja 1 väravasööt, kui Kams läheb eest läbi ja 1 on olemas ja mees, kellest sai räägitud, Erik Sorga lööb 13. minutil 1-0 ära. Kams jälle tuleb. Sinjavski, kes on natuke keskele jõudnud, Vassiljev ja paneb ära. Kostja Vassiljev paneb sellisest kohast rahulikult ära ja nüüd võib natuke laiata ka, sest et sellised kuulid me teame, et Vassiljevil see olemas on, aga jätkuvalt mees näitab ja tõestab, et ei tohi lasta löögile sealt. Kiiresti, aga 1 minut on lisatud esimesele poolele. Nüüd Sorga ei ole ta esimesel poolel liiga palju silma paistnud, aga nüüd Teebe ja Vupper lööb 1-0. Vot see on rasket, aga ikkagi võitu 1-0 ja Frank Liivak nüüd lõpetab kõik need jutud, mida ma siin rääkisin ära. Nüüd on kaunis ja Vassiljev saab tõusta, Vassiljev kastis, milline heid! Tullakse ja ikka tullakse ja Sinjavski juba läheb pall ääre peale Vassiljevile, tõstab taha poist ja Ainsalu! Ja ongi korras. Ongi tehtud, kulus meil natukene alla poole tunni ja me rääkisime Flora kontratest ja täpselt nii see tuligi. Kindlalt sisse, 13. värav Sorgale, teine täna Florale. Vassiljev tõenäoliselt siis enam mitte ja kohe Herralile vasaku peale! See oli selles mõttes ikkagi väga hästi, et jah, Kostja mängis Herolile sinna kasti taha sellise hea palli, et ei olnud ta terav, et siuke paras õhust tuli ja Herol tabas seda ikkagi väga hästi ja mehed, üks jookseb üle või petab ja Poomsab, oi! Väga ilus värav jällegi. Ja see on see, kus praegu Kuressaarel on väga-väga raske, et järjest siin tulevad, et need väravad. Kooti mõistete. Kamsit nüüd Senderson tagumisse tsooni, kuuse peale tuleb löök ja on olemas Markus Poom! Markus Poom lööb selle palli võrku ja vaat nii on küll hea Sinjavskile. Sinjavski murrab kasti, seal ka võtab ette, seal Aristo võtab veel ette, söödab ja pall on väravas. Herol paneb seal sellele Sinjavski söödule jala vastu. Kamsi, kes on jõudnud karistusalasse, sööd värava eest ka läbi. Sinjavski rinnaga seal, aga must puude, aga lõpuks Herol on ja Herol teeb ja Herolil täna teine värav, Flora juhtimas 3-0. Miller palli taga. Senderus esimesest tsoonis, pall jääb seal veel lahti, Kasitšuk tõrjub, aga Sorga virutab selle palli võrku ära ja oleme ikka tempokalt alustanud. Senderdus tuleb ja Märten Kuusk paneb selle palli võrku. Miller tsenderdab, Kuusk lööb ja Sinjavski on seal ruumi ja Aristovil on ta ära teinud ka juba täna, nüüd otsib söödu, Miller lööb, aga seal on Malov jalaga vahel ja Käärid, Erik Sorga lööb oma hooaja 16. värava. Liivak kindlasti tahab ka siit ära väravat lüüa, lööb ja lööbki.
Frank Liivak lööb siit 84. minutil oma hooaja 5. värava. Viimaseid võimalusi siin seda skoori veel kasvatada. Tuleb tsenderdus, aga sealt ei tule seda lööki kohe. Nüüd Ainsalu lööb ja lööb ära. Mihkel Ainsalu lööb 8-3 tabloole. No Miller annab nüüd ette posti ja esimene tuleb ära. Ja paistab, et see on Henrik Pürg, mis 2 korda ei läinud, see 3. nagu kohtuseadus ikkagi tuleb ära ja jälle. Nüüd tuleb tsenderdus karistusalasse, kui Atee saab sinna vahele. Pürg löögile ei pääsenud, Kuusk üritas palli võita ja no superlöök tuleb ääre pealt. 2-0 tuleb Sinjavskilt. Jah, eks lahtimäng annabki selle eelised. Või on see Sorga? See on Sorga ja Erik Sorga. Siljev näitab klassi. Kams. Ja tuleb hea löök ja tuleb 1-1 ja tuleb kohe vastu ikkagi. 43. minutil hea Erik Sorga. Palli endal ka keskele nüüd ja sealt hästi näeb jooksvat Kamsi. Vassiljev ruumi on ja läheb lööma ka madalalt ja alla nurka Mait Toomile teine sisse ja Kostja Vassiljevi meistriklass toob 2-1 tabloole FC Florale. Ei saa jätta ruumi sellele mehele. Müüris ja ülejäänud kastis kõik. Vassiljev ikkagi proovib otse ja alla nurka jälle ja sealt tuleb 3 ja nüüd on kõik. Nüüd on küll kõik, Sorga lööb siit ja ikka Vassiljev ehitas selle olukorra ümberringi. Nüüd on Paide päris ära vajunud üsna madalale kasti ja see tuleb omale. Sealt tuleb omale nüüd Rauno Alliku tsenderdus ning Joel Koklapäev läheb veel pustemaks. Kokla on see õnnetu mees. Ja 1-0. Kindlalt, selles mõttes läks ikkagi rahulikult külma närviga seda palli. Esimesel poole ajal vahetati välja, Järvelaiu pall uuesti ette posti, põrkab seal, Pürg on seal aktsioonis, Ossipov jääb palju Liivak ja 2-0 51. minutil Frank Liivak tõepoolest kasutab ära siin selle võimaluse praegu ja no see on vesi Flora veskile. Kamsile, Kams kasti joone peal 18 meetri pealt, sestab ja tuleb esimene ära. Tuleb esimene ära ja Henrik Pürg lõi Euroopa liigas ja lööb siin kohe 3. minutil. Jorga Sinjavskil peaks olema kõvasti tõestada täna. Söödab Poomile, Poom madalalt ja tuleb teine 7. minutil Markus Poom. Lassi Sinjavski söödust. Teise vahetusmehe palli puuta, tallikult hea sööt Kamsile, kasti sööt, Miller lööb siin väga kiirelt esimese ära, 37 sekundit võttis see siis aega. Hetk varem, sest siin 4. kohtunik küsis, kas me oleme valmis, ma ütlesin, et oleme ja Sorga löök ja on olemas! Erik Sorga 24. minutil lööb oma hooaja 21. värava. Siin kokku. Kams on nüüd tulemas siit paremalt ära, madal sööt ja on olemas! See oli lihtne, 67. minutil tabloole 2-0. Erik Sorga kiirelt ka võtab väikesed hingetõmbepausid ka ja nüüd päris madalalt, kas tahtiski nii lüüa või mitte, aga Rauno Allik on seal lähedal ja Erik Sorga lööb siit oma kübaratriki 71. minutil. Põhikoosseisus ja tuleviku kapten. Siit aga Vassiljev läheb mööda Tomsonist, pealelöök tõrjub selle Nõmm enda ette ning Rauno Alliku viib Flora seda kohtumist juba 5. minutil juhtima. Eest Vassiljev versus Nõmm ning 2-0 ja vigade varandus on tehtud. FC Flora asub seda mängu 2-0 juhtima ja esimene poolek on sellega ka lõppenud. Tsenderdus ja Sorga ja siit tuleb 26. Erik Sorga 89. minutil lööb oma selle hooaja 26. värava. Hästi mahtu, hästi! Veel oma viimast vahetust valmis panemas Mark Petrov. Ja nüüd on samal ajal 2-0, 86. minutil. Vassiljev annab selle ja annab päris kõrgelt ja nüüd on 1-0 ja nüüd lööb ära Märten Kuusk selle, mis jäi löömata esimese poolaja alguses. Vasaku peale üritab ette võtta parema peale ja veel kaasab Kamsi rünnakule ja esimene tuleb ja see tuleb rikošetist ja lööb 48. minutil ära. Flora esimese. Lõpuks sisse läheb rikošetist, aga see, mida Flora siin teise poole esimese 3 minutiga teeb. Ja uuesti tuleb sinna sama Märten Kuuse peale ja nüüd on 1 olemas ja nüüd Flora lööb täpselt sellest samast paarist tagasi. Sorga läheb lööma ja lööb kindlalt ja lööb 1-0 Flora ette. Aega võttis, aga asja sai, pool tundi läks Floral aega.
üksteisega suhtlemist tagumisse posti ja seal on juba 1 minutiga 2-0 ning kes see muu kui Erik Sorga ja temal on nüüd 25 öeldes. Sinjavski. Siin on nüüd koht paremaga proovida ja läheb keerutama ja lööb ära ka oma klassikalise. Ikka tuleb ära see Sinjavski. See, mida esimesel poolel reklaamisin, selle ta ära ka lööb siit, aga tõesti lõplikult ära ka kindlustada. Allikut värava ette veel. Ja sealt veel värava alla ja latis käib ka nüüd pall ära ja nüüd on ikkagi sees lõpuks. Nüüd on ikka sees lõpuks ning kergelt need väravad tulevad ja mingi pisikese loengu, aga noh, vaevalt, et see nüüd pahandamine oli ja siin on 5. Kergelt tulevad need väravad küll täna ikkagi. 44 minut, Kamps tõstab, oi! Ja kus see pall käis ja nüüd on pürg juures ja igal juhul on piik tablool. Suluseisu lippu ei kerkinud sellise olukorras ja 1-1 on tablool. Ja tõstab sinna taha posti Milleri peale ja Miller veel värava ette sinna ette posti ja siin on Vassiljevi võimalus. 2-1, Kostja Vassiljev. Hooaja 8. värav tuleb 87. minut. Teiselt poolt nurgalööki toimetamas. Ja jääb pall lahti ja ongi esimene. Henrik Pürg, see mees, teine katse, Konstantin Vassiljev. Ja nüüd siis teisele poole väga kindlalt, nii et kogemus maksab jalgpalli. Sai täitsa vabalt liikuda. Nurmela pall kasti ja tuleb kolmas Rauno Alliku 55. minutil 3-0. Flora nurgalöökide seeria jätkub ja nüüd Vassiljev uus lahendus, Pürg ja 4. Ja kes kaitse teeb tänases mängus? Ja Allikul võimalus Toomsalu vastu teha ja pöörab ka sealt Sairini poolt ära ja 1 ja teeb mis tahab Rauno Alliku, ilus värav. Sama kindlalt nagu kolleeg Vassiljev realiseerib siis olukorra ja läheb Tammekal see mäng täna allamäge. Ja keerutatakse sinna päris värava ette, Ainsalu on seal ja no see pall veeretatakse sisse. Mihkel Ainsalu saab värava kirja, 7. tabamus. Kindlalt, tugevalt ja keskele ta lõi, nii et Poplovskisel siin selles mõttes läks tasakaal paigast ära. Ja siin on jälle küsimus selles, et Flora ei kasutanud ära seda võimalust, mis neile tekkis. Järvelaid! Mis see oli? Mis värav? Henri Järvelaid! Läheb, Alliku ka tõuseb, saab Sorga, jätab sinna Ainsalule, kes tõstab ja Oi. Mihkel Ainsalu 54. minutil ja noh, see on ikkagi tõeline maasikas, võiks öelda. Järvelaid. Pall värava peale ja ohtlikult ja tuleb ja me rääkisime sellest mehest numbriga 50. Või Paide püsib veel ja hoiab Flora nulli peal. Sorga lööb ära, 1-0, 87. minutil Erik Sorga, 29. värav sel hooajal ja see on Flora pidu. Selle hooaja statistika põhjal tõesti poolaegade lõpus kõige enam väravaid, mis on sedapidi ikka mõistetav, kui nüüd ongi esimene olemas. Mihkel Ainsalu, selle hooaja 5 tuleb ära. Ja nüüd Alliku peale õnnega pooleks see pall tuleb ja Vassiljev tuleb keskelt ja 2. Ja rääkisime, et ei ole ammu väravat löönud, aga nüüd tuleb hooaja 11. Vaatame selline ära. Ja Kamps tõstab ja tuleb! Kampsile oma lahkumismängus kodupubliku ees. 55. minutil Gert Kamps saab hooaja 2. värava kirja ja see on magus. Ja saab hõbeda või saab Kalju hõbeda. Hetkel ka punkt taotamas Kampsile uus võimalus tekkimas. Teine veel tundub. Ja nüüd tuleb taha postid Senderdus ja siit ei tuleb ikkagi. Martin Miller saab ka värava kirja, 5. Magnus Karofeld tegi, mis suutis. Ja uuesti pall karistusalasse ja posti kaudu sisse ka. Hooaja 11. avamus Erolile. Võib nii ülemüüri kui väravainurka. Ja hästi lüüakse ka ja tulebki kaunis värav. Järvelaid on mõned sellised juba sel aastal pannud ja siia 85. minutil. Flora 7, Järvelaid täna esimene. Ja kindlalt 30. Flora asub 22. minutil 1-0 juhtima, Erik Sorga. Jalgpallimeistri liigas ja nüüd läheb värava poole. Ja 2-0, sama mees
kellest sa siin jõudsid rääkida, Vlasinjak. Järvelaid tuleb äärmööda, Järvelaid kastis vasaku peale, lükkab edasi ja Alliku jookseb lõpuks selle palli väravasse. Sorga tuleb sees suure hooga, saab lükata palli kasti. Sinjavski, Kassantšuk on vastas, Markus Poom lööb neljanda. Palli taga tuleb tsenderdus sinna kasti. On pall väraval lahti ja tuleb siit 5 ära. On see Nurmela, kes saab juba rulluvad sündmust lahti teisel pool väljakut. Kamsilt ilus tsenderdus. Ja no karta on, et tuleb veel Herol ja lükkab Rauno Allikule, kes läheb kasti, lükkab Herolile ja no põhimõtteliselt game, set ja mäng. Veel pole löönud. Vassiljev, tal täna pole. Kas tuleb nüüd? Nüüd juba on mõtlemist samal ajal nii Liivak. Ja 77. minutil. Lükata tahapoole, Gerd Kams, tsenderdus karistusalasse ja 31. värav Erik Sorga. Kui pannakse 1, siis on see ka veel palju ja lipp jääb alla ja veel ka Sorga, siiski mitte Sorga, aga ikkagi Flora ja Frank Liiva. Minut lisa ja pall veel värava ette, mitmes latse siis nüüd oli ja nüüd tuleb. Nurmela lööb Flora hooaja 110. värava, seisuks 12-0. Ja no nüüd muidugi mehed jah juba. Kas nüüd üldse lahti mängitakse enam?